Tervist! Suur au on siin olla, suured tänud Mariole, kes mind kutsus siia. Kas ma just üliharva räägin inimestele, aga ma loodan, et vähemalt midagi asjalikku. Et kvaliteet üle kvantiteedi. Kõigepealt siis jah, tegin oma suurest varust väga lühikese kokkuvõtte, loodan, et mahun 45 minutisse. Kõigepealt siis väga kiirelt, miks ja kuidas ma üldse siia sattusin. Et spordigümnaasiumist praegune Audentes siis mõjutas kõvasti minu edasist eluteed ja natuke on mul kogemusi ka erinevates spordivaldkondades. Kui need aastad kõik kokku lüüa, siis tegelikult ma olengi enam-vähem nii vana, aga ma tegin sama asju paralleelselt samal ajal, et väga hull asi ei ole. Ja siis koostööd hetkel teen kergejõustikukoondisega Tallinna Tehnikaülikooli võrkpallimeeskonna ja naiskonnaga ja tennisistidega rattasport ujumine. Ja veel mõned, aga vähem. Nii, suurest materjalist ma kõike päris ei saanud teooria osa välja jätta. Nii et kõigepealt väike mõiste, et mis on sportlane. Sportiv inimene teeb ikkagi mõned korrad nädalas trenni ja mõistuse piires. Sealt edasi amatöörsportlane, kes ikkagi hoiab ka mõistuse piires oma treeningkoormuseid ja trenne. Siis läheme edasi profisportlane. Temal on siis vastavalt oma aastaplaanile, oma olümpiatsüklile on välja töötanud oma rütmi, kes teeb väga palju trenni ja kes ka väga palju taastab, kellel on nii endal teadmised, oma meeskonna teadmised ja taustajõud olemas. Ja nüüd tuleb väga huvitav mõiste amatöörproff, kes teeb suure tõenäosusega rohkem trenni kui proff, nii tundides kui ka kilomeetrites, oleneb mis alal. Seda ütlen omast kogemusest, kes need amatöörprofid käivad mul laua peal. Suure tõenäosus nad on heal elujärjel, neil on palju vaba aega ja nad sisustavadki selle endal spordiga, mis on väga tore, aga suure tõenäosusega pingutavad nad natukene üle. Ebaprofessionaalse treeningu all mõtlen seda, et nad teevad siis trenni, kui neil aega on ja teevad hästi palju. Ja siis, kui neil aega ei ole, nad peavad tööd tegema, siis neil jääb näiteks 2-3 nädalat üldse vahele trennid. Ja siis, kui jälle aega on, panevad nii palju, kui torust tuleb. Et ebaregulaarsus ja puudub taastumine. Taastumise all võib-olla neil kõige paremal juhul lähevad õhtul sauna ja teevad ühe karastava joogi. Saun on muidugi väga positiivne asi selle juures. Kui tekib spordivigastus, siis nagu Škoda meeskondki on hästi suur, et soovitavalt siis ka vigastuse puhul kaasata võimalikult palju erinevaid inimesi enda ümber, et sellest võimalikult kiiresti ja efektiivselt üle saada. Kui oled ilma treenerita, siis loomulikult pea nõu oma treeningkaaslastega, sest et väga paljud on ikkagi vigastused, mis korduvad inimestel ja küsi kogemusi. Ja tänapäeval on spordiastid, ortopeedid, füsioterapeudid, kiropraktikud, massöörid, et pöördu julgelt nende inimeste poolest, et neil on kogemusi. Esmaabi. Tavaliselt selline esmaabi on traumade puhul. Tänapäeva mõiste PRICE, ehk siis Protect, Rest, Ice, Compression ja Elevation. Kõik saavad inglise keelest aru. See on kogu aeg, see mõiste on ajas natuke muutunud, algselt 10 aastat tagasi oli lihtsalt ice, ehk siis ice, compression, elevation ja sealt nüüd natukene on neid juurde tulnud. Et ameeriklastele ka selgeks teha, et kui sul midagi on juhtunud, siis on vaja ka seda kohta natukene kaitsta. Et sa ikkagi tantsima ei lähe, kui sa hüppeliiges oled välja väänanud.
Ja siis jaotus, et ka oluline on, et kui inimene minu juurde tuleb, telefonis ütleb, et mul on vigastus, et on tegelikult kaks asja, et on traumad, mis on siis ühel liigutusel juhtunud, ühekordsel liigutusel juhtunud mingisugune vigastus. Sama hea näide on näiteks hüppeliigese. Ühel sammul väänad hüppeliigese välja. Ülekoormusvigastus on, kui sa näiteks sinu skeletisüsteemis on düsbalanss, ehk siis sa keha saab aru, et sa näiteks kõnnid kallaku peal, selline tunne on sinu kehal, ja kõnnid 5 aastat niimoodi, siis loomulikult tekib kuskile ülekoormus, põlveliigeses näiteks kulumised, ja see on siis ülekoormusvigastus. Või siis teine võimalus, pingutad trennidega üle, ei taastu piisavalt, lihaspinged on, erinevates liigestes tekib hõõrdumine ja sellest siis tekib ülekoormus. Trauma puhul siis kohene price, protect, rest, ice, compression, elevation. Kui kaebused lähevad hullemaks, tunned, et sellest price-printsiibist ei ole kasu, siis loomulikult EMO-sse. Ülekoormussündroomi puhul koormus loomulikult ära jätta, erinevad harjutused, mida suure tõenäosusega saad siis füsioterapeudilt, massöörilt, kiropraktikult, sporditraumatoloogilt, ortopeedilt. Ja julgelt siis erialaspetsialistidelt küsida, et väga palju mina näen oma töös, et 90% muredest on korduvad ja nendel on suhteliselt välja töötatud mõisted, kuidas sellest siis üle saada. Et siuke 10% on, kus on tõsine peamurdmine ja siis on vaja käia ortopeedi, füsioterapeudi vahet, erinevad MRT, kompuutertomograafia, röntgenid ja siis käia muudkui edasi-tagasi ja võib ka mitu aastat minna. Aga see jääb sinna 10% juurde. Kuidas ennetada? Sportlik valmisolek koormusteks. Näiteks kergejõustiku ringkondades on selline mõiste välja töötatud nagu tutvumine spordiga. Ehk siis, kui sa hakkad uut hooaega ette valmistama, sinu keha ei ole valmis selleks, kas või selleks esimeseks trenniks, kui sa mõtled, ma olen niisama, sõidan näiteks 2 tundi rattaga, ei lähe mägeasi võtma ega midagi. See on juba liiga palju esimeseks trenniks. Kergejõustiklased teevad esimese trenni, lähevad treeninggrupiga, saavad kokku, võib-olla sörgivad seal natukene, räägivad juttu, venitavad, ütlevad tšau, lähevad minema, näeme homme. Et järk-järgult, alguses tundub see täiesti nali, aga tegelikult paari nädala pärast, kus sa saad juba korralikke koormuseid anda, see töötab sinule juba positiivselt. Varustus ja sportimise koht. Siin varustus on nii super, et ei hakka üldse seal vist väga pikalt üldse peatumagi. Et siin varustus on super. Sportimise koht, siin on ka siukene väike tähelepanek. Välditakse koledat ilma ja siin seesama viimane, kas see oli Tartu rattamaraton, oli kohutava ilmaga. Kas keegi on nõus minuga? Või oli, mis siin oli, või oli see 100 kilomeetri sõit ratta mingi maraton? Oli mingi kohutava ilmaga, aga kõik väldivad kohutava ilmaga trennis käimist. Ehk siis tegelikult sa ei ole ka valmis selles kohutavas vihmasajus ja kohutavas mudases ei ole valmis oma trenne läbi viima ja siis ka võistlema. Et tuleb valmis olla. Koormuste valik. Et jälle samamoodi, et soovitavalt arutage oma treeningpartneritega läbi, kuidas oled sina oma hooaega ette valmistanud, mis on head küljed, mis on halvad küljed. Läbi suhtluse saate ka ise oma tulemusi kindlasti parandada. Nõrgad piirkonnad. Kõikidel sportlastel, kaasa arvatud professionaalidel, on omad nõrgad kohad, kellel valutab ala lõtmata selg, kellel küünarnukk, kellel põlved.
Nende jaoks ongi füsioterapeudilt soovitused, harjutusvara, millega sa saad oma nõrku kohti hoida kogu aeg kontrolli all. Tugisidemed, kas või põlvesidemed, seljatoed, kõik asjad tänapäeval on olemas, samamoodi konsulteerige erialaspetsialistidega. Õpi oma keha tundma ja hindama. Samamoodi, kui sa tunned, et sa ei ole valmis trenniks, oled väga väsinud, tööpäev on pikk, sul on vaja õhtul ikkagi minna oma treeningpartneritega igal juhul trenni, mõtle korraks veel järgi, kas äkki teha natuke kergem trenn, jätta järgmiseks päevaks tugevam koormus, et usalda oma enesetunnet. Läbi selle, et sa üldse ei mõtle oma kehale ja ikkagi lähed suurt koormust tegema, see võib mõne aja pärast valusalt kätte maksta. Väga niisugune lihtne printsiip, ära suurenda koormust nädalas üle 10%. See on niisugune väga stamp väljend, selle ma lihtsalt pidin siia kirjutama. See ei ole nagu 100% tõsi, aga see on niisugune, mida ma pean lihtsalt kirjutama siia. Kaitsja tegele oma nõrkade kohtadega iseseisvalt. Näen ka omast kogemusest, et inimene tuleb mulle laua peale, ütleb, ma olen katki, tee mind terveks. Väga raske on niimoodi. Mina saan suunata, ma saan anda juhised. Lihtsam on muidugi öelda, et jah, sa pead nüüd käima järgmised 4 kuud näiteks iga päev minu laua peal. No võib-olla siin väga rikkad inimesed saavad võib-olla seda lubada endale. Aga sellel ei ole ka pointi. Kõige parem on, sa saad juhised, suuna kätte ja sa hakkad iseseisvalt tegelema sellega. Ja siis sa näed ise vaeva, näed seda edasi liikumist, paranemist ja sealt tekib ka motivatsioon. Riskid. Ebapiisav treening, ettevalmistus, kergelt rääkisime sellest, puudulik warm-up, cool down, ehk siis puudulik soojendus ja puudulik mahajahtumine peale koormust. Jälle räägin omast kogemusest, tuleb jalgrattur minu juurde, et selg jääb peale võistlusi, peale raskeid trenne kogu aeg valusaks, põlved hakkavad valutama. Miks? Ma küsin, et räägi siis, mis sa teed siis peale võistlust. Ei, tavaliselt on nii kiire, kohe autosse, tuled Lõuna-Eestis, sõidad 2,5 tundi uuesti Tallinnasse tagasi, siis kohe on vaja veel tööl teha midagi ja istud ja väga loogiline. Peale suurt koormust kõik lihased on soojad, nad jahtuvad maha, lõhenevad, samamoodi istud autosse, võtame Niude-Nimme lihas kohe lõhenenud, sealt tekivad seljamured, tekib düsbalants, põlved hakkavad valutama, lähevad kangeks, sealt hakkab see lumepall veerema ja veerema. Et täiesti loogiline. Peale võistlust, peale rasket koormust on isegi warm-upist on olulisem cool down. Et sa võtad aega, venitad, rahuned maha aeglaselt, ei kiirusta, toitumisest siin juba räägiti, et sa saad kohe kiireid toitainerikkad toite, piisavalt vedelikku, see on väga oluline sinu kehale. Individuaalne füsioloogiline pool ja psühholoogia, võtan ajafaktori hoopis ette. Hooaja algus, seesama, kui sul jääb hooaja ettevalmistus väga lünklikuks või üldse puudulikuks ja sa ikkagi mõtled, aga ma 5 aastat tagasi olin ju väga hea, ma olin väga kiire, need ajad sõitsin, ma olen ju endiselt väga hea. Ei ole. Eriti kui sul veel see hooaja ettevalmistus on puudulik. Ja sellest tekibki tohutu ülekoormus ja väga kiiresti. Ilma ettevalmistuseta ei saa suuri koormuseid, organism ei talu suuri koormuseid. Ja samamoodi sinu füüsiline võimekus, sinu vorm ei ole samasugune hooaja alguses, hooaja keskel, hooaja lõpus.
vastavalt sellele on vaja ka koormusi valida. Sa paraned hooaja vältel, siis tekib igal juhul füüsiline väsimus. See on samamoodi nagu ükstapuha tippsportlased valivad oma seda tippvormi. Päris tippvorm mõnel kergejõustikulasel kestab näiteks 2 nädalat. Peale seda on nii nimetatud, ta on jälle augus. Ta peab töötama oma treeningvormi jälle ülesse. Mõni hoiab seda keskmist kõrget nivood, suudab hoida poolteist, 6 nädalat. Siis igal juhul jälle vormikõver läheb alla. Sul on vaja jälle hakata ennast üles töötama. See on kõikidel niimoodi. Lihtsalt oleneb, kus kohas sul see keskmine nivoo on. Nii, väga kiiresti vuristasin sellest üle, nüüd läheme natukene põnevama osa poole. Enam levinud spordivigastusratturitel, nii palju kui siis minu kogemus ütleb, 3 keskendun. Erinevad põlvevalud, seljavalud ja lihasremendid, venitused. Skeleti düsbalansist hakkab väga palju pihta. Nii seljavalud kui ka põlvevalud. Et sellise rattaga keegi ei lähe sõitma, ennem proovid ikka natukene asja sirgemaks saada ja siis äkki ta hakkab ikkagi sõitma. Ja samamoodi, kui rehvi näed, et ühelt poolt on ikka väga kulunud, siis kuskil on midagi viltu. See asi on vaja sirgeks saada ja siis rehv ei kulu. Täpselt samamoodi on ka näiteks põlveliigesega. Et kui on sul düsbalants, on lähendajad, eks aduktorid, on üldse toonusest väljas ja väliskülg, ITB on väga üle pinges, siis ongi, põlv on sissepoole kogu aeg kaldus ja loomulikult ühelt poolt tekibki ju hõõrdumine suurem ja lõpuks kulub ära, täpselt samamoodi nagu rehv. Kuulen ka sellist lauset. Ma olen lihtsalt suure kondiga. No ei ole. Et meil on väga suhteliselt väiksed erinevused skelettidel, aga me oleme ikkagi päris ühesugused. Et seda lauset palun mitte kasutada. Peamised põlvevalud. Mainin igaks üks ära, et siin ei ole kõiki põhjuseid, aga nagu ütlesin, 90% põlvevaludest on siin kirjas. Samamoodi testidega saavad füsioterapeudid need suhteliselt kiiresti ikkagi selgeks teha. Loomulikult tänapäeval MRT aitab kiiremini ja täpsemalt kaasa. Aga kui sa tead kuskilt, kus põlv valutab kummalt poolt, kuidas, kui tugevalt füsioterapeut saab suhteliselt kiiresti ikkagi aidata sind ja vastavalt sellele valule tulevad harjutused, tuleb edaspidine tegutsemine. Selle sama eelmise pildi puhul võtame nagu kiirelt siin. Düsbalants. Näete, üks on viltu, tuleb, ma pärast räägin natuke täpsemalt, aga kui inimesel on harjunud näiteks eriti naisterahvad seisma kuidagi niimoodi ja ta toetab kogu aeg ühe jala peale, eriti kui sa oledki harjunud kogu aeg ühe jala peale toetama, siis tahes tahtmata sul hakkab vaagen natukene viltu kiskuma. Nendel naisterahvastel ei ole pissjada kogu aeg, ma arvan, et nad seisavadki niimoodi. Ja kui sa ise paned ennast tähele, meesterahvad samamoodi, eks ju, sa oled harjunud kogu aeg ühele poole, ühe jala peal seisma. Jälgi ennast nüüd edaspidi. Selle sama asja pärast ongi tegelikult juba natukene su vaagen viltu ja sealt võib edasi hakata mingisugused mured tekkima. Et proovi ikkagi vahepeal ka teise jala peal seista. Väga raske on, aga see on see enesekontroll, enese sundimine, mõtlemine selle erinevate murede peale. Ei hakka siin pikemalt seletama lahti nendest muredest.
nagu ma saan aru, see esitlus läheb kuskile ülesse ka, et te leiate pärast. Saate ise endale äkki diagnoosid panna. Taastusharjutused ongi põlvevalude puhul erinevad spetsiifilised harjutused, millega sa siis saad siis oma keha skeletisüsteemi korrigeerida või siis tugevdada ja seal on ka niisugune sõna nagu ekstsentrilised harjutused. Ehk siis see on lihas vastupanu jõuga venitusharjutused või ma sellele nagu täpsemalt eestikeelset ei oskagi nagu öelda. Siin on hästi palju erinevaid harjutusi, need ongi erineva mure puhul. Jälle täpsemad instruktsioonid saab füsioterapeudi käest. Seljavalu. Tavaliselt on ju seljavalu alaseljavalu. Kirjanduse järgi 95% inimestest oma elu jooksul tunneb seljavalu. Mina kindlalt olen tundnud. Kui mul selg hakkab valutama, mul läheb nädal aega harjutusteks, läheb üle. Loomulikult ma enam neid harjutusi ei viitsi teha, ma olen ka inimene. Mingi aja pärast hakkab jälle selg valutama, hakkan jälle harjutusi tegema. Tegelikult peaks kogu aeg neid tegema, kui sul on seljaga muresi, siis need ei tule nii kiiresti tagasi. Väga tavaline asi, kui on nimenõgusus on liiga suur, eriti naisterahvastel, tekib niisugune pepu läheb taha, selg läheb pingesse. Ja kui sa sellises asendis oled juba mingi aeg ja on istuv töö ka veel, siis hakkabki loomulikult selg valutama. Ma olen siis selles asendis praegult, siin niipidi. Disk hakkab välja sopistuma, pressib närvikanalile ja see on see valuvaisting. Nüüd siit harjutustega saabki su selja natukene korrigeerida, kus kohas on ülepinged, mis lihastes, kus lihastes on alapinged ja läbi harjutuste saadki ennast natukene sirgemaks korrigeerida. Pärast mul on väikene harjutuste väike programm ka, mille me võime siin kas või läbi teha kiiresti. Pildid jäävad väga näitlikult ette. Ja tavaliselt alaselja valude puhul väga kiire harjutuste kava on venitused, mis jälle sama suure tõenäosusega, kui alaselg valutab, on tuharapiirkonna ülepinged ja reie tagumise poole ülepinged. Ehk siis neid venitada, väliskülge venitada, mis on suure tuharalihasega on seotud ja hakkab juba alaselg natuke järgi andma. Tavaliselt mõeldakse, et kui selg valutab, siis seljas on mure. See on tulemus. Tavaliselt löövad valud kõik kõige nõrgemas kohas välja. Ja tahes tahtmata alaselg on see üks nõrk koht. Lihasrebendid, venitused. Nagu näete, näitlikult on 3 erinevat varianti, ja price printsiibiga on kindlasti esimene see, kuidas saab seda parandama hakata. Kohe hea nõuanne, kui midagi juhtub, kas sa tõmbad lihase ära või väänad midagi välja põlve, hüppeliigese, ennem kui sa midagi hakkad üldse mõtlema, külm peale. Väga oluline. Külm peale, siis hakkad alles mõtlema, oi, kuidas juhtus, miks juhtus, mis nüüd saab. Külm on selleks ajaks olnud vähemalt 5 minutit sul peal. Tuleb, kui lihasrebend on toimunud, tunned kohe, nüüd on näiteks pealmisel reiel, siin on jube valus liigutada. Siis tuleb võtta koormus loomulikult maha, külma kompressioon, ja 48 tunni pärast igal juhul on vaja hakata liigutama. Tuleb parandada selle koha verevarustust, et veretsirkulatsioon paraneks ja läbi selle hakkab ka paranemisprotsess.
tuleb vältida staatilist ja dünaamilist venitust, ehk siis näiteks kui ma tõmban pealmise reie ära, et nüüd kõik hakkavad tavaliselt venitama. Tead, nii läheb nagu paremaks. Loogiline. Sul on seal rebend või venitus, nüüd sa venitad peale. Ei ole hea mõte. Kas või hõõruda, massaažid, parandada verevarustust. Dünaamiline venitus, et siis ma hakkan kõvasti vehkima näiteks. Ei ole ka hea. Kogu aeg venitan juurde muidu seda. Aga läbi pumpamisharjutuste, läbi kergete jõuharjutuste, läbi korduste tuleb verevarustus paraneb selles piirkonnas ja paranemisprotsess toimub kiiremini. Kõik need taastumisvahendid, ultrahelid, laserravid, kõik parandavad verevarustust selles piirkonnas, mida ravitakse. Massaažid, teip, erinevad keelid, siin on olemas kõik need, küsige sealt nõu kindlasti. Ja siis tuleb peale seda vigastust kindlasti tuleb ka küsida, miks juhtus, et järgmine kord siis ei juhtuks. Väikene analüüs tuleks teha, kuidas juhtus, mis soendust ma tegin või ei teinud, kas ma eelmisel trennil pingutasin üle, cool downi ei teinud, et siis järgmine kord vältida seda. Abiks, Game Ready, pärast te saate kõike, kes tahavad, saate proovida neid. Game Ready on siis külma kompressioon, seal läheb jäävesi, selles mähises hakkab jäävesi ringi käima, tsirkuleerima, ta jahutab, külmutab väga sügavalt, väga tugevalt selle piirkonna maha ja kompressioon pressib siis vere sellest piirkonnast minema. Eriti soovitan, kui on mingisugused peale operatsioone. Tänapäeval näiteks meniski operatsioone teevad arstid hommikuti paar tükki, et võib-olla nad ei pese hambaid ka endal nii tihti, kui nad meniski oppe teevad tänapäeval. Et kui midagi on, mingid operatsioonid, siis soovitan soojalt Game Ready, külma kompressiooni. Su taastumine on oluliselt kiirem. Sellega saab selle paistetuse väga kiirelt maha. Ja mugavam ka, kui hakata külmakottidega möllama kodus. Normatec on peale raskeid pikki treeninguid, ma arvan, tippklubides neid on väga palju ja kõikidel. Ta pressib jalast vere põhimõtteliselt minema, see veri käib kopsudest, südamest käib läbi, hapnikurikas ja toitainerikas veri tuleb pärast jalga tagasi, väga lihtsalt seletatuna. See tunne, mis pärast sinna jalgadesse jääb, on, kui see veri pressitakse sealt välja ja see veri tuleb pärast tagasi jalga. Sama tunne on, kui sul on käsi väga külm olnud ja paned sooja vee alla, siis ta hakkab surisema. Kõik on tundnud seda, näpud surisevad. Sama tunne on ka jalgades. Kaasaskantav laserravi, ultraheliravi, magnetravi ja loomulikult külmavannid on aegade alguses saati, vahepeal unustatakse ära, et see on üks paremaid taastusvahendeid, mis üldse on endiselt. Nii, nõuanne. Siin ma jään natukene harjutuste puhul natuke pikemalt pidama. Skeletisüsteemi stabiilsus. Tavalised kükid. Kui me ratturite juures jääme, ratturitel ei ole vaja väga palju maksimaaljõudu arendada. See, et ma ühe korra jõuan nüüd 10 meetrit väga kiiresti sõita ja siis on kõik. Et oma keharaskusega kükid, kus on luupkumm, on ümber põlvede, ta aktiveerib sul tuharalihased ja kui proovite, väga raske. Vastupidi, pall põlvede vahel aktiveerivad aduktorid ehk lähendajad ja samamoodi väga raske on kükkida. Ta tugevdab stabilisaatoreid, mis hoiab su skeletti stabiilsena, et suured lihased saaks tööd teha. Erinevad harjutused palliga, seina vastu kükki, posupalli peal, tasakaalu peal kükki,
aktiveerid need väiksed lihased, mis hoiavad su skeletti ilusti sirgena. Muidu on suured lihased, on kindlasti teil väga tugevad, eriti ratturitel jalalihased. Need lihased on põhimõtteliselt liiga tugevad, tõmbavad skeletti lihtsalt viltu. Kui väiksed lihased, mis peaksid hoidma seda skeletti sirgena, ei ole aktiivsed, nad ei oska tööd teha. Kui neid harjutusi teha, siis paari nädala jooksul läheb oluliselt lihtsamaks. See ei ole nüüd see, et nüüd järsku mul on need lihased tugevad, vaid nad uuesti aktiveeruvad, nad oskavad uuesti tööd teha. Suure gym-palli peal või Swiss-palli peal erinevad plangud, see on samamoodi, sa ei saa suuri lihaseid kasutada nende harjutuste puhul, sa pead hoidma tasakaalu. Ja jälle aktiveerid väikseid lihaseid, mis hoiavad su skeletti. Ehk siis lihtne. Käed palli peal, selg palli peal, varbad palli peal, kannad palli peal. Ja sealt edasi saad juba ise erinevaid harjutusi juurde mõelda, mis meeldib. Need on siis staatilised harjutused, kus sa hoiad lihtsalt asendit ja sinna juurde saad ka panna dünaamilised harjutused, kus sa pead mingi liigutuse juurde panema. Aga põhiline on see, et sa hoiad tasakaalu nende harjutuste puhul. Nõuanne hooldus. Samamoodi nagu auto nõuab hooldust, nõuab ka teie keha hooldust. Füsioteraapia annab teile erialaseid harjutusi, millega te saate iseseisvalt tegeleda ja ennast tervena hoida. Ettevalmistavad massaažid võistlusteks. Massaaž ei ole kogu aeg ühesugune. On eelnevaid võistluseelseid massaaže, võistlusjärgseid massaaže, taastavaid massaaže, väga erinevaid. Et ei ole lihtsalt sportmassaaž. Ja saun, õnneks Eesti on Põhjamaa riik, saun on väga paljudel, saunas võimalik väga paljudel käia, kasutage ja külmavannid. Ehk siis jälle saunast tuled, lähed külma järve, vette, tünni, külma kompressioon tekib, külma, kuuma vaheldumisi, parandad verevarustust. Nõuanne. Jälgi ennast. Samamoodi vaatad autos ka, millal tuleb järgmine hooldusvälp. Samamoodi on sinul ka. Kõik teavad maailmakuulust tennisist. Vaatad teda ja kohe saad aru, kumma käega ta tennist mängib. Kas ta on vasaku või paremakäeline? Mina pakuks välja, et on paremakäeline. Et pead jälgima oma keha. Kui su keha on väga tasakaalust väljas, siis tekivad tahes tahtmata sellest mured. Ma olen täiesti kindel, et sellel mehel on palju raha, terve hunnik füsiosi tegeleb, et saada tema skeletti enam-vähem hoida sirgena. Kui veel selja tagant saaks sellel mehel pildi, siis need on kaks täiesti erinevat inimest. Ma tegelen tennisistidega, kaks keha poolt on väga erinevad ja sellega pean pidevalt tegelema. Väga lihtne test, mees istub pingil, jalg üle põlve. Kellel miniseelikut seljas ei ole, väga hea. Pange jalg üle põlve. Seisa lihtsalt, istu, selg sirge. Pane üks jalg üle põlve. Niimoodi. Mitte niimoodi, vaid niimoodi. Nüüd jälgi vaata, kui kõrgel su põlv jäi ja nüüd pane teine jalg üle põlve. Kas tuleb erinevus või ühele poole oli väga raske tõsta, teisele poole oli palju kergem. Üks pool põlvest on allpool, teine jäi ülesse poole. See näitab ära kohe, et on kuskil düsbalanss. Sa ei ole võrdne. Eriti veel jälle, kui sa oled ühele poole harjunud kogu aeg jalg üle ühe põlve panema, harjuta teistpidi ka ennast. Enesekontroll. Sest et sa ise paned ennast natuke kogu aeg viltu muidu. Varsti tuleb lumi maha. Jälgi oma jala jälgi. Mina saan siit kohe aru, et parema jala pöid on väljapoole. Vasak jalg on suhteliselt otse, parem on kogu aeg väljas. Mina näen kohe sellest ära, kus kohast ma pean hakkama tema muresi lahendama.
kus kohas on ülepinged, kus kohas on alapinged. Täpselt samamoodi sina saad ka, vaatad peeglisse, kus kohas, kas mul on üks õlg kõrgemal, teine õlg on madalamal, kas ma olen kuidagipidi viltu, kas ma seisan niimoodi, niimoodi, jään seisma, kas mul üks jalg jääb niimoodi väljapoole. Jälgi ennast, sul peab kuskil see mingi põhjus olema, miks sa viltu ennast paned. Väga lihtne test jälle, proovid, toetad vastu seina, tõused näiteks 15 korda pöia peale kiiresti ja proovid sama asja teise jalaga. Kui ühe jalaga lõpuks läheb väga raskeks või üldse ei jõua, siis jälle on kuskil mingi jama on. Sellega peab tegelema. Neid siukseid lihtsaid teste on hästi palju, füsioterapeudid saavad kiiresti aidata. Siuke tunne, nagu ma teeks praegu füsioterapeutidele reklaami. Ei tee tegelikult. Lõpetuseks. Treenida on lihtne, puhata on raske. Treenida on tõesti lihtne. Paned koormused juurde, teed pikemaid trenne, nädalavahetused võistled, paned esmaspäeval uuesti natuke koormust juurde ja juurde ja juurde. Kahjuks niimoodi lõpuni paremaks ei saa minna. Et puhata on ka vaja ja kvaliteetselt puhata ja taastuda. Suured tänud teile. Väga kiiresti vuristasin ette paar mõtet, ma loodan, et saite juurde. Kes tahab proovida, Normatec Game Ready on siin kaasas, saate teada, mis tunne on, kuidas profid taastuvad peale pikki treeninguid. Suured tänud!